Halloo, kas Mooste kuuleb? Mooste täitsa kuuleb. Ja Tiit Seiki Ainsalu on seal kuuldel. Ja ikka. Ja räägi mulle nüüd värskeid muljed siis selle Bulldogi peost Tallinnas, mis oli, et kuidas sulle ta meeldis ja mismoodi oli? No, pidu läks täis majale ja tegelikult ju oli rahvast nii palju, et läks nagu tõesti nagu see ruum tegelikult sauna lavaks jälle. Nii nagu Zodiac kunagi oli? No täpselt nii. Ja kuidas sulle endal muljed? Oi, me muljetasime selle Selgeltnägija ja filmimehe Toomas Harjega seal küllalt, tegime ühe videogi temaga, nii et ta ütles, et talle meeldib väga sinu muusikavalik sõnaga ja et väga-väga vahva video oli. No vaata, rõõm kuulda. Aga jah, et me pakkusime ju rahvale, andsime endast kõik 100%, et see ongi väga paljud kohad ju tegelikult ei tea, millest nad ilma jäävad, sest see vale häbi, et nüüd ütleme, et rikume enda maine ära ja ütleme, mis siis mõeldakse meie klubis või klubis, kui me sihukesed jobud sinna lavale paneme praktiliselt. No ütleme, see on hea, ütleme natukene halvasti, et seda avastamisruumi on väga paljudel peakohtadel. Ja kuidas sa seda kommenteerid, et näiteks Postiplika jäi tulemata, sõnaga, keda sa nagu, tahtsid kogu artistina võtta? Just Eretiga rääkisime, et tegelikult on seal kellegi kuri käsi mängus, et omal ajal ei mäletad ju väga hästi, kui neiukesed olid. Et see oli samamoodi, meie oma tuttavad olid, kes siis halvustasid ja need et näed, sa rikud enda maine ära ja rahvast naerab ja muitab sind ja Eiki kasutab ära ja tegelikult sihukesed kadedate öeljate inimeste jutud, et see halvustamine, et selle asemel, et keegi kiidaks, ütleme, et kiidustada, seda oskab igaüks. No minagi saatsin Postiplikale kirja, küsisin, et mis põhjuse nagu ei tulnud, aga ma vaatasin, et Facebookis ta oli, eks ole, aga sõnumit vaadanud ei ole. Postiplika oleks see suur promo, ta on juba nii tuntuks tehtud, oli nii. Ja nüüd olid ju 2 posti ajakirjanikku oli ka täpselt, olidki tegelikult tema pärast seal, sellepärast nad ju tahtsid ka uut artisti laval näha ja tal oli väga suur ja ma andsin talle ikkagi väga suured trumbid kätte, investeerisin selle uue esimese looga ju päris palju panin ju alla ka, et ta tuntuks saaks, et tal oleks nagu tuleviku muusikamaailmas. Et aga jaa, et ma usun, et just need pildid, mis üles pandi, seal märgiti ära tema ees ja perekonnanimi, see sai saatust, hakati siis kindlasti sõbralisti lisama, hakati halvustama, hakati valetama, laimama, enesetunde ära rikkuma ja muidugi nii on, sest tegelikult paljud inimesed ju meid austavad ja ikkagi on vitaalid rahvast täis ja kõik tahaks näha seda igal pool, aga see võimalus järelikult temal võeti ära, sest me ei tea, mis tegelikult, kui inimene on haige, helistab, ikka ju sihukese asju juhtub. Sõnaga, ta annab teada, mis on. Aga see, kui inimene, ütleme, hoiab eemale juba, ütleme, ei vasta kirjadele, et see on üks näide, et kellegi kuri käsi seal mängus on. No eks ma loodan, et see selgub ka, et mis põhjusel miks ta ei tulnud see. Zodiaci aeg on näidanud, et minu pihta on neid rünnakuid nii palju olnud, et on ju kirjutatud samamoodi, võetud see vent lahti, seal on need osalejad näha, on kirjutatud lausa, et pidu jääb ära üldse, et kokku on igasugust tsirkust tehtud, et neid rünnakuid sihukeste inimeste poolt, midagi pole teha, vaata, me oleme kõik need rünnakud üle elanud. Et mängite see sõpra, kohe pakute see koostööd, siis halvustused mind, et need on igapäevane nähtus minu elus, et kui sa oled tuntud, siis on nii praktiliselt, kes sind ei salli just seetõttu,
et kui sa teed seda, mis on edukas, mis rahvale meeldib, on ju nii, siis sind vihatakse ja paraku nii on. Ja tähendab, nüüd ütleme niimoodi, et siis Bulldogi üritus läks nüüd sul teist korda juba väga hästi, ühesõnaga, et vahepeal ei ole ühtegi esinejat seal on, nagu ma Bulldogi nende käest küsisin, kes seal töötajad, ühesõnaga, et maikuus oli Eiki esimest korda seal ja nüüd oli teist korda seal, et vahepeal ei ole olnud. Bulldogi pubi nimi nüüd, kui Arvi saab selle vaata ju tänu sellele ka ja vaata, ma investeerisin, et Arvi ju teeb meile ikkagi väga hea videomaterjali sellest peost üldse, mis nädala 2 pärast võib-olla üles läheb YouTube'i sellest peost. Et siis ongi see teema ju, et Bulldogi nimi saab samamoodi võib-olla tuntuks, nagu sa tead. Koha omanik ikkagi väga palju võidaks sellega. Ja vaata, mis ma võin ära teha. Jah. Ja kuidas sul siis läks eilse peoga? Ütle niimoodi, et ma pidin kell 12 lõpetama. Mis sa arvad, mis kell ma koju? Oi, ei oskagi arvata. No enne 5. Ahah. Et maksti peale, taheti rohkem ära ei lastud. Ja eilne õhtu üldse niisugune nagu maagiline kuupäev. Sest minul oli kliente, kes mind tahtsid, oli 4. Et 3 inimest jäid ilma. Et selles suhtes, et pidin ära ütlema. 4 kohta taheti. No näed. Ja kes aga tahab Tiit Seikit ja tema punti esinema kutsuda, siis vaadake www.tiitseiki.ee ühesõnaga ja siis email on eiki.ainsalu@mail.ee. Just nii. Ja kas sul nüüd lähimal ajal ka on nagu üritusi veel? Praegu viimane kuu aega on olnud küll niimoodi kõik nädalalõpud täis olnud. Ma üritan ise ka hinge tõmmata. Et praegu järgmine nädal on veel vaba nädalalõpp, aga kas ta nüüd vabaks jääb, ütleme, see selgub siis, kui see aeg käes on, sest on olnud niisuguse juhtumid ka, et ütleme, et istun, vaatan reporterit ja telefon heliseb ja siis tunni aja pärast on juba minek. Nii et selline, nagu öeldakse, püst Tiit Sei. No ütleme, oktoober toob kindlasti salongis jälle uue peo kindlasti. Siis plaan on teha Bulldogis, ütleme, vanematel inimestel midagi, ehk siis 90-ndatel, kus on ka noored oodatud. Ja võt see nüüd see peo koht, kus paneme ka Maie Pariku uuesti lavale. Ja seekord oli ta, nagu öeldakse, nooremas kehasuses, siis saavad päriselt näha jälle. Ja, et ma siis utsitan teda tagant, et seekord siis muusikaga, et ilmite No selge. Võt see on see ja kindlasti saavad ju igaüks ju mõelda ja ütleme, kui kuskil üritusse kutsuda, et praegu nagu ei olegi neid plaane eriti siin teha veel jõudnud, sest ma oli ära, mis Bulldogis tehti ja siis ma saan ka, ütleme, paremini võib-olla neid siin uusi artiste siin turustada. Susanna ka ju teeb väga head tööd. Egishow ju rahval läheb peale ja ta on lubanud, et igast linna kaasa tulla. Ja Susanna leegid panid Bulldogi häire helisema. No jah, see viimane, ütleme, etteaste oli tal küll väga raju, et see tuleshow oli nii võimas. No see ruum oli üldse üles köetud juba rahva poolt, kes seal oli. Nii, nüüd me peame ütlema head aega, sest 10 minutit saab videost täis. No et eriti pöörane pidu ja muidugi. Nii, tšau! Kõik head! Okei, tšau!